Jah, ma käisin sõbraingi üritusel Rocca al Mares ja see oli tõeliselt ka nii crazy. Seal oli Ann Marlen ja seal veel oli Kozip, kes tegi ka huuti. Ja ma sain isegi teha selfie'd nendega. Suur aitäh Mihklile ja Maiale. Nagu reaalselt ka suur tänu teile. Aga jah, piisavalt selle jäppimist, lähme videosse. Ma lähme nüüd võtame lehvakese ja pambakese üles. Siis jah, ma lähen valmistun ka, siis jah, saame siit seal. Kiiremini juba. No nii, lehmake läheme siis. Ketled suitsupääsud seekord jäävadki. Luba, et päike ei paista pilves enam päevagi. Mul tuleta meelde, et kõigil ilma rahvastel on olla vapustavad hea. Ja siis korda mul veel, et homme on ka päev. Ehk siis lausudad, kuid mõtted kõik nii petta saan vaid poolega. Ma tunnen lihtsamalt nii. Kohe peale me jõudsime kohale. Seal oli teaduse labori show, nagu te saate näha sellel pildil, mina, lehmake ja pambake. Ja see oli küll päris huvitav, kestis nagu 45 minutit või 40 minti, ma arvan, aga jah, kohe peale neid tuli Kozip, kes tegi ka huuti, siis lähme vaatame Kozipi nüüd. Ja peab olema kiire, seega... Ma arvan, te enamus, kes seda videot on näinud, teate vastuseid. Aga siin on see, et kes kõige kiiremini märkab ära, et mis see õige vastus on. Seega olge väga-väga kiired, sest ikkagi kaalul on 50 eurot. Rocca al Mare krediiti. Teeks väikse rahva küsitluse, et kes teist on näinud seda sõbrapäeva videot, kus me siis Millennialsi, Sydney ja Steveniga käisime siin samas Rocca al Mare keskuses siis sõbrapäeva kingitusi tegemas. Väga super, mina olen ka näinud. Väga hea, sest kõigil teil, kes te olete näinud, teil on suur eelis, sest te teate vastuseid. Aga kiire võib ikka olema. Nii et võitegi võtta siin, ma võin öelda PIN-koodi sellele ka huutile on 757 0343. 757 0343. Aga need, kes seda videot näinud ei ole, siis meil oli 3 sellist duot, mina Mihkel, Millennial, siis Sydney ja Steven ja tegime sõbrapäeva kingitusi. Üks paar tegi 5 euro eest, üks tegi 50 euro eest, üks tegi 500 euro eest. Ta skannib seda QR-koodi mitte enda pilti. Piinlik, see oli piinlik praegu. Ja kohe, lähevadki kohe, peategi ma arvan, et ootame siin vähemalt 5 minutit, et võib-olla mõned veel tulevad ja senikaua, Maia, mis oli sinu lemmikhetk sellest videost? Aga mulle meeldis ma arvan, et sa võid spoilida. Mulle meeldis lõppsõnum, et tegelikult ei loe, kui palju raha sul on, et kinki teha, et loeb see, et kui palju effortit, kui palju energiat, kui palju aega sa sellesse kingitusse paned. See on see, mis loeb. Ja minu meelest üldse loeb see, et sa nagu teed midagi ja näitad, et sa hoolid oma sõpru, sest et ma ei tea, kui paljud teist täna sellel aastal tegid sõbrapäeva kingitusi? Tõstke käed. Kui paljud tegid sõbrapäeva kingitusi? Mikel, sina ei teinud. Sa ei saa kätt tõsta. Ma tegin ju. Lilled? Ei, Millennial selle tegin. Ja me tegime. Mina tegin küll ju. Me tegime Maia video sellest. No jah. Spoiler, Mihkel, no spoiler. Aga no see, kes kuuleb ära, see kuuleb ära selles mõttes. Jätke kõiki meelde, mis me siin räägime, võib-olla anname väiksed vihjeid. Kõik, kes kõnnivad mööda, tulge tegema ka huuti, võimalus võita 50 eurot Rocca al Mare krediiti. Viimane 30 sekundit ja siis pange ruttu kood sisse. Ega meil Maia ju nii kiire ka kuskil ei ole. Ei no ikkagi inimesed tahavad võidelda.
inimesed ootavad, vaata, kõik on valmis, näed, kõik on valmis stardijoonel. aga kõige mõnusam ongi see võit siis, kui sa oled selle nimel ootanud, pingutanud ja see ei tule kohe. Nii, olgu, ma arvan, et ma aitan sind. Nii, Maia siin aitab veel viimased Kahootid registreerida. Nii. Väga paljud on teist ka sõpradega tulnud, kuna tänane üritus on siiski sõprade häng, siis on väga tore, et olete sõpradega koos siin. Olgu, aga alustame Kahootiga nüüd. Loodame, et kõik on sees ja lähme käima. Let's go. Talveüritus, sõprade häng. Nii, 3, 2, 1 ja vaatame, mis on esimene küsimus. Kohe tuleb. Oi. Kohe tuleb. Kes sellele vastust teab? Oota, see on õhk. Siin on mitu sinist tooni ja kohe tuleb, kohe varsti tuleb. Oota, loodame, et nüüd... Oi. Vaatame, kas te peate uuesti siis logima. Kuule, aga alustame. Alustame nüüd. 3, 2, vaatame, kas nüüd tuleb ka küsimus. True or false? Esimene küsimus. Kausip tegi Sydney'le ja Stevenile kingituse, kas see on tõsi või vale? Kas see on väär või tõene? Nii, vaatame nüüd, kes siit päriselt on videot vaadanud. Ja kellele tegime meie kingituse Mihkliga? Kas see on tõene või väär? Kellele me tegime kingituse? Nii. Ja see oli vale. Kuidas nii palju panid, et see on tõene? No ei tea, aga lähme järgmise küsimuse juurde. Veel ei tasu veel alla anda, meil on võimalus, aga meil on Eleonora ja Merruxo, kes siis me küll siin mainisime, et tuleb teha kiiruse peale, aga nagu nii kiire ei pea ka olema, et... Pange ka õige vastuse kiiresti. Nii, lähme edasi. Järgmine küsimus. Mis summa eest pidi Millennials kingituse tegema? No... Kas Millennials oli 5 eurot, 50 eurot või 500 eurot? Et teha sõbrapäeva kingituse, jah. Nii. Ja 500 eurot, 35 inimest pani õigesti, väga tublid, väga hea. Ja ikka veel juhivad Eleonora ja Merruxo. Nii. Mis poodi läksid Millennials esimesena? Mõelge nüüd väga hoolikalt, kuhu nad läksid esimesena? Kas nad läksid Tigerisse, Pepkosse, Sportlandi või Comtime'i? Kõik need poed on siis samas Rock'n'Rollis olemas. Ma võin öelda nii palju, et Artjom ei tahtnud üldse sinna poodi minna. Ja väike vihje, Artjom ei tahtnud sinna poodi minna. Ot, Coldtime on õige vastus ja väga paljudest pani õigesti, väga hästi, väga tubli. Ja ikka veel juhib Eleonora ja Merruxo, väga tublid. Lähme nüüd edasi. Ja järgmine küsimus. Mida ostis Steven? Mida ta otsis keskuses? Kas ta otsis paberit? Kas ta otsis kuponge, pastakaid või pudeleid? See on trikikas. Mõelge hoolikalt, mida ta otsis? Ja need olid pudelid. Väga paljud pani õigesti, väga tublid. Tubli. Ta käis siin saamas ringi ja otsis pudeleid, et natuke raha juurde saada. Nii, millistest poodidest leidsid Kausip enamiku oma kingitusi? Kust me leidsime suure osa oma kingitustest? Meie tegime siis kingitust Millennialsile ja kust me enamus oma asja leidsime? Kust me saime oma kingitused? Me ostsime päris mitu kingitust ja päris palju asju. Tubli, Prisma oli õige vastus. Väga tublid. Me siit otsime matkapoti ja väga mitmed asjad. Ei, reaalselt, ma ei teadnud, et seal nii palju asja. No nii. Henri Meister on tõusud tippu, väga äge. Mida ostsid Sydney ja Steven? Siin on mõelge hoolega, lugege kõik läbi. Väga palju valikuid. Kas nad ostsid näiteks kommi, šokolaadi, vahukommi ja maasikaid? Või hoopis T-särgi, ühe soki ja tossupaelad? Või hoopis kuponge, värvilist paberit ja pulgakomme? Või kaisukaru, niiti ja nõela? Ja õige vastus oli markerid, kleepsud, kupongid, värvilist paberit, pulgakommid ja nad said väga palju asju oma raha eest.
ja tipus on ikka veel Henri Meister, väga tubli. nii, ja järgmine küsimus. millise köögivilja? Eelviimane küsimus kusjuures. nii, mis oli see köögivili? Mis köögivilja siis Steven ja Sydney pidid sööma? Võin öelda, et seda köögivilja ei taha süüa enam väga pikalt. Kas see oli peet, kartul, porgand või pataat? Tubli, jah, porgand. Porgand. Nii, ja viimane küsimus. See on finaal. See otsustab, kes teist võidab selle kinkekaardi, mis mu taskus on. On ikka minu taskus, jah? Ja on küll sinu, ma Minu loodan. taskus. Nii, ja viimane küsimus. Kuhu pidid Millenials minema meie kingituse raames? Kuhu me nad viitsime? Kuhu me nad saatsime? Kas Soome, Raekoja platsile, koju või metsa? Kuhu saatsime meie Millenialsi? Nii, ja metsa saatsime nad. No meil on metsaga väikene teema, et pidime saatma. Ma arvasin, et see on ülihea kingitus, aga noh. Minu arust ka oli väga hea kingitus. Aga vaatame siis, kes võitis. Ja 3. koha sai Naerunägu. Väga tore, väga tubli. Kes on Naerunägu? Palju õnne. Palju õnne. Ja esimese koha sai Henri Meister. Henri Meister, tule siia. Palun üks aplaus. Aplaus. Väga tubli. Kuidas sa nii hästi teadsid? Ma vaatasin 2 korda videot üle. Ja jätsid kõik meelde ilusasti, sa panid 8 õigesti ja väga kiiresti. Väga tubli. Aga kas sa vaatasid 2 korda, et võita või? Jaa. Vau, Aga siis on küll ära teenitud. Siin on sulle 50-eurone kinkekaart. Palju õnne. Palju õnne, teeme veel aplausi. Ma surun ka kätt, väga tubli olid. Aga nüüd on täpselt selline hetk, et varsti tuleb juba lavale Ann Marlen, kes on selle aasta või eelmine aasta naisartist. Kuid enne, kui kellelgi on soovi teha pilti või rääkida juttu meiega, siis seda saab teha nüüd. Et võib tulla. No nii, Lemmoke ja Paan, ma saime pilteid. Ole valmis, varsti ta on siin. Et pange hullu, hoidke oma sõpru ning näeme järgmisel korral. Tšau! No tere! Mul on rõõm olla siin, kas teil on kõigil hea tuju? Siis on hästi, siis ilma pikema jututa me teeme algust. Tänan sulle, pääsen nägatavat silmi. Sinu keel on minu vastu, kuni hommikust sa pöör. Kui sa lähed, hoian silmi ma kinni. Et sama meelest ei läheks. Hommik ega homsed, mul alati on kombeks. Ma tänan lihtsalt endale. Aitäh teile! Teil on hea tuju täna? Jaa! No täpselt see. Kui paljud teist üldse teevad sellist härrasmeest nagu Boybe Baron? Vot temaga meil juhtus paar aastat tagasi selline olukord, et meil õnnestus kirjutada üks ühine album. Ja selle albumi eesmärk oli tuua uut kõla eestikeelsesse tantsumuusikasse. Mulle tundub, et meil hakkavad puusad juba vaikselt lahti minema, ma olen õigesti aru saanud. No vot, siis sobib järgmine laul siia ideaalselt, järgmine lugu peab ja tamm-tamm. Down.
sellest Boybetoronist, kes on enamus minu lood produtseerinud, siis see järgmine lugu on üsnagi märgiline kõikidest nendest teistest lugudest, sest see oli meie esimene lugu, mis me koos tegime. Ja ma arvan, kui oleks seda lugu sündinud, siis võib-olla ma üldse ei oleks täna teie ees. Nii et me läheme teiega kosmosesse. Kas te olete nõus kaasa tulema? Suurepärane. Vaadata reaalselt sisse. Selle ukse sees on suur siin ei ole siin. Nii, siis. Kus meil lugemis on, jah? Oot. Kes on seda? Mida? On teine ruum. Kas see keegi oli või? jah. Pluss seal oli need kõik joped, mis on meeste joped. Leidnud vana laul. Parsi on neetud vana. Oi. Täna me teeme challenge'i koos lehmakesega ja pambakesega. See, kes viimasena läheb ära siit toast, see, kes läheb viimasena siit toast välja, võidab. Ja me proovime mitte minna hulluks ka, kuna see challenge läheb hulluks. Me oleme juba olnud siin tegelikult nagu tund aega või rohkem. Me juba lähme veits hulluks, aga jah, lähme videosse. No nii, las ma annan teile room-tuuri algusel. Siis siin on pambakese koht. Me kasutame joped ja mütsid. See on madrats põhimõtteliselt magada ja see on, ma ei tea, padi. Siin on lehmakese asjad. Kõik hunnikus. Siin on laadja, meie laadja. Ja siin on minu magamiskoht. Ja üks vihje. Sellel laual tuleb üks asi välja.
tegelikult oleks nii hea ju. No nii, ma otsustasin, ma lähen nüüd magama, kuna ma olen nii väsinud. See Pombake, sa oled ka magama või? Jah. Me ei viitsi oodata. Lähme siis magama. Pange kindlasti like ja subscribe sellele videole. See on nii. Pange like ja subscribe, aga ma lähen magama. Rahv, me broneerisime sellele videole seda. Ma ei läinud isegi välja. Seal on eks ju uks ja seal on teine veel uks. Siis kui me sellest teisest lähme, siis keegi kaotab, kui läheb seal teisest. See on lihtsalt tule pandmiseks. Kuule, lambake, ärka. See magab. Ei hakka terve video. Mida? Ära, kus? Alustas videole. Nüüd läheb, ma lähen. Kuule, keegi on pesus. Keegi on pesus. Kuulge, see oli ikka nii äge, et tegime ka Sippi ja Ann-Marlenit, jah? See oli räigelt crazy. See on nii palju. Tuli. Kuulge, me lähme vist nüüd magama. Ma ei viitsi, noh. Ma ei suuda magama jääda. No nii, see on tänase video lõpp. Ma loodan, teile meeldis see video. Pange like ja subscribe. See oli tõeliselt ka nii crazy video. Me nägime Ann-Marlenit ja Cozypi, noh. Nii hull. Aga jah, loodan, teile meeldis see video. Näeme teid järgmises videos. Tšauki!